tere kõigile! Paar aastat tagasi ma tegin sellise video, kus ma näitasin enda uue retromängude arvuti kokkupanemist ja võib-olla nüüd on aeg jällegi siin väike riistvara vahelepõige teha. Aga täna ma ei mässa enda arvutiga, see kuulub hoopis Raadler Zerole, kes on aktiivne kommenteerija ja kaasarääkija siin Byte Gaming kogukonnas. Mina ka seal lehvitan. Raadler tõi selle arvuti mulle, ütles, et üldse ei toimi, kurat, mingi jama. Võtame see küljepaneeli maha, vaatame, mis siin sees toimub siis. Esimene asi, mis silma jäi, on see videokaart, mis on maru ära vajunud. Mingi saapapaelaga on pandud korpuse lakke rippuma, aga kurat, see ka ei hoia seda sirgena seal pesas. Ja kurat, kaablid ka lehvivad siin niisama. Ja mida kuradit, mingite mööblikruvidega on üks ventilaator siia korpuse lakke tõmmatud ja kõik teised ventilaatorid on ka vähe kahtlased. Just nimelt sellepärast, et nad on kõik sisse pandud puhuma. Ükski ventilaator korpusest õhku välja ei puhugi. Nõnda arvutit väga hästi jahutatud ei saa, küll aga saab korraliku kihi tolmu siia koguda. Ja seda on siia ikka kogunenud küll. Sai BIOSi sisse küll, aga tundub, et BIOSi patarei on tühjaks saanud, kõik seaded on ennast ära nullinud. Arvuti enda näitajad on i5 2400 ja 16 giga RAM-i. Proovisin ta siis veel ka operatsioonisüsteemi käima panna ja maru aeglaselt ikka läks, vahet pole kuhu vajutasin, pidi ootama kõvasti. Ja potentsiaalne probleem on siit juba näha, see disk on 100% kasutuses, võib-olla sellega midagi juhtunud. Proovisin Kultsi serverisse ka ühendada, aga reaalselt 3,5 minutit läks aega, et töölaualt saaks mäng käivitatud ja serverisse ära ühendatud. See küll ei kõlba kuhugi. Mehaanilise kõva kettagagi läheb see kiiremini käima. Vaatasin ülejäänud arvuti näitajad ka järgi, videokaart on tal vähemalt korralik. Sorry, ma ei viitsinud capture kaardi seda arvutit ühendada, filmin siin seda monitori, aga vast ei ole hullu. SSD-l ei näita küll mingeid erroreid siin ja ei ole väga palju ta tööd näinud. Tegin kiiruse teste ka ja see lugemiskiirus on ikkagi poole vähem, kui siin tootja lehel on lubatud, aga selle põhjenduseks on ilmselt vale SATA kaabli ühendamine. Need sinist värvi pesad on 3 gigabitti ja ülemised valged on 6 gigabitti, kus saab SSD kiirused kätte. Lugemiskiirus selle sinise pesaga tundub isegi loogiline, aga kirjutamiskiirused on küll maru aeglased. Küll paneme selle BIOSi patarei ka uue, siis see iga kord, kui vooluvõrgust lahti ühendada, ei reseti vähemalt emaplaadi seadeid ära. Ja vaatame, mis asja see SSD näitab kiiruste osakonnas, kui on kiiremasse pessa ühendatud. Käivitub ikka nagu mingi vana tiguraisk. Ja lugemiskiirused on nüüd õige pesaga normi läinud, aga kirjutamiskiirused on ikka kohutavad. Vahepeal tuli noorem tehnika üle vaatama, mis see arvuti siin endast kujutab. Aga pikalt tema abi peale loota ei saanud, tal on vaja seda pappkasti seal lammutada. Ma ei tea, maitseb vast maru hästi siis. Raadleril on mingid kõvakettad ka siin korpuse sees, aga need on lahti ühendatud. 2 320 gigast ketast. Kui ventilaator juba mööblikruvidega laes oli, siis ma võin siin mööblilappidega selle tolmu ära kõrvaldada. Hakkasin ristpeaga seda ventilaatorit siin vabastama, aga kurat, need on üldse torksiga siin kinni. Mul ei olnud sellist suurt torksi otsikutki kruvikeerajale, siis lapiku peaga sai maha kruvitud nad vähemalt. Teisel laeventilaatoril olid vähemalt normaalsed kruvid, sellised peaksid olema korpuse ventilaatori ühendamiseks. Aga eks see ole pigem selline naljakas eksimus ja käepäraste vahendite kasutamine kui midagi katastroofilist eksimust. Tagumisel ventilaatoril on õiged kruvid, aga siin on 2 puudu ja igaüks on oma värvi muidugi kah. Aga eks ma ühendan need kõik lahti. Siin see SSD on, mis ilmselt probleemi on Raadlerile tekitanud. See on ka siia huvitavalt ühendatud emaplaadi kruvidega siia pesadesse surutud. Üllatavalt hästi püsib siin pesas isegi.
teeme väikse Mr. Proper puhastab kuuri nendele ventilaatoritele ka, kurat siin paska ajavad ringi muidu üleliiast. Ma proovin Radleri SSD-d siin sellise välise USB 3 Tusata liidesega ka. Ma tahtsin enda arvutile ühendada, aga kurat siin on sääne ussipesa siia vast ei hakka midagi toppima, panin Catchi arvuti tööle, vaatame mis siin tulemused on. Ja ei, ikka need kirjutamiskiirused on ka selle adapteriga perses. Mul on siin üks teine samasugune Lexari SSD, ma panen selle siia adapteri järgi, vaatame mis see ütleb ja ei ole adapteri viga, siin on kirjutamiskiirused normis. Nii et ilmselt on jah see Radleri SSD perse lännu. Enne kui siin midagi välja hakkab vahetama, ma teen veel mõned testid, võtsin küll ventilaatorid ära, aga avaõhus peaksid temperatuurid normis olema. Aga kurat, see i5 protsessori temp, see läheb ikka utoopilisse kaugusesse ära. Ilmselt on see pasta seal vahetamata ja see jahuti tundub ka suht kohutav mudel. Teste tehes kasutasin seda enda Lexari SSD-d, aga nüüd SATA ühendusega ja siin on täitsa lubatud kiirused nii lugemisel kui kirjutamisel. Tegin Cinebenchi testi, see on protsessori võimekuse mõõtmine, 2514 tuli skooriks ja graafikakaardi test ka siin Unigine Valley 99,2 pilti sekundis keskmiselt. Varu valju müra küll teeb see arvuti. Peamiselt müras süüdi siis videokaart, mis läheb ka lubatust temperatuurist kõrgemale. Ma vaatasin, et siin korpusel on LED-nupp, aga seal on ühendus, mis peaks minema LED-kontrollerisse, aga seda kontrollerit siin korpuse sees ei olegi. Kõik need ventilaatorid, mis tal olid ka RGB omad, aga neid peaks emaplaati ühendama ja sellisel emaplaadil küll RGB ühendusi ei ole. Kahjuks mul ei ole neid Hiina imesid siin käepärast ka võtta, aga AliExpressist peaks 10 või 15 euro eest selle kontrolleri saama ja siis saaks helkima küll Radleri arvuti. Aga kuna originaal on rotti pandud, siis peab ilma edasi hakkama saama. Küll, vabastame selle videokaardi ka siin sellest poomissõlmest. Mõtleme mingi parema lahenduse siia välja. Ja nüüd ma avastasin veel, et emaplaat ei ole kõikide kruvidegagi kinnitatud, siin ei ole isegi stand-off'e pandud, kuhu kõike kruvisid sisse kruvida. Küll ma tegelen sellega pärast, aga esmalt ma võtan videokaardi välja ja seda videokaarti ei ole mitte kunagi hooldatud, originaal plomm on isegi veel kruvi peal alles. Vaatame, mis selle jubeda protsessori jahuti all siis toimub. Mu meelest see küll i5 jaoks sobilik jahuti ei ole kui mingi Celeroni ära jahutab. Ei ole vasktalda ega midagi, hästi väike alumiiniumühendus ja see pasta seal ühenduse kohal on ikka kõik jumala ära kuivanud. Siis ei ole mingit imet, et ta nii kuumaks läks. Ja jälle noorem tehnik Nurri tulnud ikkagi üle aja vaatama, mis siin toimub. Aitab mul kruvide lahti kruvida, emaplaat ära võtta. Aga siis vana ülesande juurde tagasi, ega see kast ennast ise ära ei söö. Küll paneme adapteri nüüd siia kruvikale ja paneme need emaplaadi tugijalad ka ikka, mis puudu oli, siis saab kõik kruvid ära kinnitada. Ja kuna Radler siin mingi maru aeglase i5-ga on majandanud, siis teeme talle upgrade'i ka, selline K-ga i7 mudel, ega sellest väga palju paremat siia pesale ei saagi panna. Ja selle vana prosega sellega ei ole midagi teha, see on sente väärt, sellega võid lutsu visata. Las Nurri mängib hiirejahti sellega. Aga kuna vana jahuti ei saanud i5-gagi hakkama, siis on vaja see välja vahetada. Mul on siin üks Turbo Nusser 3000 RGB, see peaks i7-ga hakkama saama küll, siuke odav 15-eurone Hiina toode, mis on vähese orja tööjõuga valminud ja meieni saabunud. Esmalt on vaja panna protsessori jahuti tagaplaat uus, siis on mingid plastikjullad, mis sinna peale lähevad, nagu Lego klotse topiks siin praegu paika. Ja nende otsa lähevad siis metallraamid kruviga kinnitatud. Need ma tõmban korralikult siia triiki kinni. Muidu jahutab nii kõvasti, et lendab koos emaplaadiga minema ära. Ja teeme süsti ka, väike törts pastat sinna prose peale. Sellest peaks jaguma nüüd küll.
enne jahuti paikapanemist tuleb see kleeps ära võtta, ikkagi liiga palju inimesi on seda viga teinud, et viskavad kleepsuga jahuti peale. Nüüd kütan jahuti 2 kruviga sinna raami külge ära ja see kleepekas võib ka siit nahhui käia. Noh, see peaks oma töö ära tegema nüüd küll. Tuleb ainult ühendada emaplaadi külge ja need juhtmed sinna kuskile ära käkkida, et ventilaatori vahele ei lähe. No nii on vast ilus küll, ma arvan. Nüüd Nurri kontrollib, et kas kõik on õigesti, paneb emaplaadi tagasi korpuse sisse. Ja nüüd on jalad olemas, saab kõik kruvid ikka kinni kruvida, ei jää tühja auke. See on täissuuruses korralik Z-emaplaadi mudel, siia läheb 9 kruvi, annab kütta neid kinni. Nüüd kõik juhtmed tagasi järgi, USB 3, emaplaadi voolujuhe, see eriti trikiga tagumine CPU voolujuhe ja nüüd tuleb need ventilaatorid ka tagasi panna, nad lähevad veidike teistmoodi kui enne olid. Tagumise ventilaatori panen siit ikka välja puhuma, see viib protsessori pealt kuuma õhu ära. Ja lakke panen veel ühe ventilaatori, mul on siin üks odav Molex ühendusega ventikas, see küll ei reguleeri kiirust, laseb nii 1000 pööret minutis rahulikult, aga asi ikka, panen selle siia lakke, see võtab ka siis õhku väheke välja. Ülejäänud 3 ventilaatorid ilmselt tulid originaalis selle korpusega kaasa, need ma panin esipaneeli külge ära ja juhtmed vean ka siit vahedest sisse ja siis see läheb mõnusate prõksudega pessa siin lihtsalt. Ja nüüd siis SSD tuleb ära vahetada, siukene Patrioti 240 giga SSD läheb siia, ma panen samasuguse lahendusega nagu siin enne oli nende korpuse kruvidega, lükkan pessa, sest üllatavalt hästi ta seal püsis. Kahjuks need SSD hinnad on nii kõvasti tõusnud, et sama raha eest ei saa isegi 240 praegu, kui 48 see sai eelmise aasta suvel veel. Peab hakkama selle väiksemaga saama Raadler, aga vast mahumad mängud siia ära, ma ühendan talle need kõvakettad ka järgi, mis tal seal niisama seisid. Noh, sai küll siia pessa, see SSD ei lähe ta kuskile, kurat. Kõvaketaste karp tuleb ka siia vahele ära suruda ja siis kinni tagasi kruvida. Nüüd lähevad ka juhtmed veel järgi, SATA kaablid, mis emaplaadile lähevad ja SATA voolukaablid tuleb ka veel panna. Ja ma ühendan nad ikka õigesti ära, et SSD läheb sinna kiiremasse pessa ja üks HDD peab minema aeglasemasse, sest kiireid pesasi on tal ainult kahjuks 2 tükki. Aga videokaart on ju veel hooldamata, plomgi oli peal kruvil, see on hea videokaart, 4 kruviga on jahuti ainult peal, ei pea siin mingeid nurgataguseid nusse tegema mingite Hiina imedega, nagu tavaliselt on. Ossa kurat, siin on normtolmupilv vahel. Ma lasen rõdul pintsliga paksuma pasasid maha ja siis paneme uue termopasta. See on väheke paksema koostisega pasta, seda tasuks labidaga siin sirgu ka ajada. Ja nüüd läheb jahuti tagasi peale ja kruvid kinni ja vast on see videokaart ka väheke jahedam nüüd. Ülejäänud varuosad on kõik juba arvuti sees ja järgi ühendatud kaablitega. Viskame videokaardiga pessa 8-pin vooluühendus järgi ja siis tuleb ta veel siia 2 kruviga kinni ka panna korpuse külge. Üks tagumine plekk oli ka Raadleril puudu, ma panin selle ka uue, siis näeb väheke parem välja see arvuti ja siis ongi see kate ainult peale panna veel jäänud. Saapapaela ma enda potase pealt maha ei hakka kiskuma, et see videokaart siin ära ei vajuks. Mul on siukene 2-eurone Hiina ime, mis läheb siia vahele ja selle saab paika kruttida, alt toetab magnetiga, et ära ei liiguks ja nüüd vast seisab küll see videokas, aga kurat, mis toimub, pilti ette ei tule. Turbonusser 3000 RGB vilgub siin, aga vilgub ka DRAM LED tulukene emaplaadi peal. Esmalt mõtlesin, et äkki mäluklotsid on paigast ära loksunud, lülitasin arvuti välja, võtsin mälud välja ja toppisin tagasi pessa ilusti.
Sellest paraku ikka abi ei olnud, aga nüüd ma märkasin, et siin on 2 täiesti erinevat tootja mälu. Seda näete isegi nii ära, et mu kaamera ei fokusseeri, nad on ikka täiesti teistsugused, kuigi kiirused ja CL taimingud isegi olid täpselt samad. Siin all on veel veakoodiga tahvel 55 ütles mulle koodiks ja see manuaalis tähendab, et memory not installed. No kurat, on küll mälud pesas, mis ajad mulle raisk. Aga kui mäludega probleeme on, tasub kõik ära võtta ja ühekaupa neid testida ja kui siin üks mälu pesas oli, siis tead, võttis täitsa pildi ette arvuti. Ja siis tekkis kohe tunne, et kurat, kas see üks mälu on nüüd persse läinud, aga panin teise mälu ka omaette eraldi ja tead, siis võttis samamoodi luti sappa. Üksinda töötavad mälud, aga kahekesi koos ei taha koostööd teha. Üks idee oli ka BIOS üle kirjutada, kuigi siin oli juba kõige uuem versioon peal, mis tootja kodulehel saada oli. Pigem selline protseduur, mida mitte teha, kui vaja ei ole ja kõik toimib, aga mul on sellist sarnast emaplaati veel, nii et mul ei ole hullu midagi riskida siin. Voolukatkestusi ka Tartus nii tihti ei toimu, et midagi persse läheks selle minutilise uuendamise käigus. Peale BIOS-i uuendust läksin vaatasin neid edasi jõudnuid seadistusi ja siin Overclock Tuner on manuaali peal. Kurat, siin mingit overclocki teeb või? Panin Optimize Defaults tavaseadet, Save Reset. Proovisin nüüd 2 mälu uuesti, ikka ei võtnud pilti ette, vajutasin seda memory okei nuppu ka, aga see hakkas mulle mingit diskot siin tegema, ainult vilkuma, käima arvuti ei läinud. Aga ma sain pildi ette, kui ma vahetasin mälude pesad ära. Manuaalis emaplaadil oli kirjas, et mälud peaksid käima 2. ja 4. pessa, kui neid 2 on, et dual channel'is tahad jooksutada, aga seal ta pilti ette ei võtnud, aga 1. ja 3. kanalis võttis pildi ette. Kurat, ma siis ei teagi, mis tal viga oli. Üldiselt midagi juhtuda halba ei tohiks, kui 1. ja 3. pesas mälud on. Aga nüüd käivitades viskas mingit overclocking failed. Ma lülitasin välja overclocki enda arust ju. Mis kuradi overclocki see arvuti siin enda arust teeb? Paneme uuesti Optimize Defaults, Save Reset. Aga peale restarti ikka on manuaali peal. Mis see mingi Schrödingeri overclock siin, et kui ma ei vaata, siis teda ei ole ja kui vaatan, siis on peal või? No ma ei tea, ole siis Peeter, kui tahad, mul ükskõik. Panen uuesti default ja ma enam ei tule siia BIOS-i näppima, vast ei ole ikka peal siin mingit overclocki. Kõvakettad olid nüüd jälle järgi ühendatud ja oi, need ikka laulavad siin hästi. Ja Crystal Disk infoga nägin ära ka, miks nad siin laulavad, mõlemal viskab hoiatust. Eks seal ilmselt oli ikka põhjus, miks nad lahti olid ühendatud, töötunde palju ja mõlemad persse minemas, ilmselt tuleb pärast mul ka nad ikka lahti ühendada. Tegin nüüd võrdluseks uued testid, see protsessor on ikkagi tükk maad etem kui eelmine. 2400 asemel multicore peaaegu 4100, see on ikka tunduvalt kiirem nüüd. Ja temperatuurid on ka paremad, kuigi Maxis ta käis 85 juures, mis ei ole ideaalne, aga samas see ei ole ka veel katastroof, nii et see Turbonusser 3000 RGB kõige parem jahuti ikka ei ole, aga parem ikka kui eelmine. Graafilisel testil ka tuli veidike parem tulemus, 10 pilti sekundis keskmiselt rohkem, asi seegi. Ilmselt kõrge tempi juures juba trotlis kiirust maha sellel AMD labidal. Lagi võiks neil kuskil 83 kraadi olla, nüüd on alla 80, see on juba enam-vähem, nii võib veel aastaid mängida. Küll, mis te kettad siristate siin, ühendame ära lahti ja jäävad lihtsalt kaunistuseks siia korpuse taha nurka.
Radleril on operatsioonisüsteemi ka vaja, paneme Windows 10 Pro siia. Linuxi mehed küll karjuvad kõik, et kurat võiks mõni vabavaraline olla, aga ei ole seal kõiki mänge ja vigureid. Peab ikka Windowsi juurde jääma. Ja vahet pole, et need mälud said teistesse pesadesse, kiirused näitab kõik õiged ja töötavad dual channel'is, nii et ma ei tea, mis seal häda oli. Teeme väikse mängu kah, siin on ikka Byte Gaming ju. Paneme ühe Andriko hittmängu Radlerile peale. Patch'e ma muidugi talle ei paigaldanud, siis peab selle originaalresolutsiooniga hakkama saama. Seda ei olegi tükk aega käivitanud. Kurat, ikkagi kohutav on see tanki kontrollid siin. Sellega tuleb jupp aega harjuda, et hüpata tuleb hulga varem, kui see äärekene saabub ja siis õhus olles tuleb jooksmisnuppu all hoida, siis ta justkui jookseb õhus. No vaatame, kurat, kus me jõuame, kas esimese leveli saab tehtud või? Võiks no vähemalt checkpointini ära jõuda, see peaks siin torni all juba olema, näe. Nii paljugi sai vähemalt ära tehtud, aga nüüd tuleb trikiga koht, kus ilmselt enamus lapsed ei saanudki siit kaugemale, kui säästumarketist neile see mäng toodi ja ega mul ka siin ei ole vist pikemat mängimist. Sain ka oma mängu ära tehtud juba. Aga selline see Radleri arvuti nüüd on ja vast funkab jälle, saab CS-ist tulla lõugama oma mikrofoniga. Kui kellelgi veel arvutiga abi on tarvis, siis võib Tartus minu juurde tuua, saan üle vaadata ja soodsalt korda ära teha. Mul on plaanis veel erinevaid riistvara videoid teha, nii et ei ole vast arvutitega mässamine siin ühel pool igavesti. Aga praeguseks küll pean lõpetama hakkama, lehvitan teile veel siin veidikene ja siis näeme juba järgmistes videodes.